Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel, aamen. Täna, 3. veebruaril 2021, nädalapalvuse jumalatekstiks loen kirjast Filiplastele 2. peatükist. Tehke kõik nurisemata ja vaidlemata, et te oleksite laitmatud ja puhtad, veatud Jumala lapsed, keset põikpäist ja rikutut sugupõlve, kelle seas te paistate nagu tähed maailmas. Pidades kinni elu sõnast, nii saan kiidelda Kristuse päeval, et ma ei ole tühja jooksnud ega tühja vaeva näinud. See on Jumala sõna. Head palvesõbrad, oleme uue aasta teed käinud juba 1 kuu. Küsigem, kas kõik asjad on läinud hästi korda. Mõni küll, aga on ka neid plaane, mis pole õnnestunud. Mõne halvasti lõppenud plaani tahaks väga ära unustada. Tegelikult me saame aastat ju alustada uuesti. Seda juba seetõttu, et Kristuse ristil Golgatal on jõud pühkida igaveseks ära kõik varasemad patud ja kahetsused. Nii nagu pöördume oma perearsti juurde hoolitsust ja ravi saama, püüdkem ka oma hing puhtana hoida patust, mis hõlpsasti takerdab meid, ja jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu, kirjutab Heebrea kiri. Seda saame kogeda, kui võtame tõsiselt Jeesuse vaimselt tervendavaid ja elu andvaid sõnu. Jeesus ütles oma jüngritele just nagu ta täna teile ja mulle ütleb. Te olete juba puhas selle sõna tõttu, mille ma teile rääkisin, Johannese 15. Jeesus on meie jumalik arst. Ta on ka meie vaimne arst. Ta soovib kirglikult ravida meie hinge, meie patuse liha raskest, kuid ravitavast haigusest. Täna, nagu alati, seisavad uksed Kristuse kliiniku juures pärani lahti. Golgata ristilt ja krutsifiksi ristilt ulatab ta meie poole oma käed ja ütleb: minu isa tegutseb tänini ja ka mina tegutsen. Johannese 5. Psalmisti vahendusel ütleb Issand: ta läkitas neile oma sõna ja tervendas nad ning päästis nad hauaveerelt. Laul 7. Kui elu näib sünge, usaldage kirjas heebrealastele esitatud tõotust. Jeesus, olles Jumala kirkuse kiirgus ja tema olemuse kuju ning kandes kõiksust oma väesõnaga, on pärast seda, kui ta oli täide viinud pattudest puhastumise, istunud ausuuruse paremale käele kõrgeimas taevas ning saanud ülemaks inglitest. Heebrea kirja 1. peatükk. Alati, kui leiate iganes end oma pattude tõttu sügavale vajunud olevat, pidage meeles, et need on patud, mille Jeesus Kristus võttis oma verise risti juurde. Ja ainult Golgata ristil valatud Jeesuse vere jõud võib teid puhtaks pesta ja võimaldada teil alustada taas uut aastat ja kiita taevast Isa tänulikult ja rõõmsa meelega. Kui otsime Jumalat ja tema halastust, meenub meile psalmisti tõsine palve. Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, kustuta mu üleastumised oma rohked halastust mööda. Pese mind hästi mu süüteost ja puhasta mind minu patust. Psalm 51. Ja seejärel, usaldades Jumalat alati kohal olevana, täis armu ja andestust,
teab Taavet, et Jumal võib meie igaühe jaoks taastada Jumala lapse seisuse, hoolimata sellest, milline on olnud meie patt. Tsiteerin: anna mulle kuulda rõõmustust ja rõõmu, et ilutseksid mu luud liikmed, mis sina oled puruks löönud. Laul 51. Palvukem. O taevane Isa, värskenda oma vaimu kaudu kõiki, kes kuulevad sinu seaduse sõna ja evangeeliumi. Puhasta meid pattudest ja taasta meis õnnis päästmise rõõm. Jeesuse nimel, aamen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. As for the midweek prayer, I read the Word of God according to the letter to Philippians, chapter 2, verses 14 to 16. Do all things without grumbling and disputing, that you may be blameless and innocent, children of God without blemish amid a crooked and twisted generation, among whom you shine as lights in the world, holding fast to the word of life. This is a word of our Lord. Dear friends, we have been on the road for the new year for about a month. Have all things gone well? Some do, but some plans have failed. I would like to forget some poorly finished projects. We can start the year again. This is because the cross of Christ at Calvary has the power to wipe out all past sins forever. Just as we turn to our family doctor for care and healing, so let us try to keep our souls clean from sin that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us. Hebrew 12. We can experience this if we take Jesus' spiritually healing and life-giving words seriously. Jesus told his disciples, just as he says to you and me today, you are already clean because of the word I have spoken to you. John 15. Jesus is our divine physician. He is also our spiritual doctor. He is passionate about healing our souls from a severe but curable disease of our sinful flesh. Today, as always, the doors to Christ's clinic are wide open. And Jesus said, my Father is always at his work to this very day, and I too am working. John 5. Through the psalmist, the Lord says, he sent out his word and healed them. He rescued them from the grave. Psalm 107. Seems gloomy. Trust the promise to the Hebrews, I'm quoting. The sun is the radiance of God's glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. After he had provided purification for sins, he sat down at the right hand of the Majesty in heaven. Hebrews 1st chapter.
Whenever you find yourself deep in your sins, remember that these are the sins that Jesus Christ took on his bloody cross, and only the power of the blood of Jesus shed on the cross of Calvary can wash you clean and allow you to start the new year again and praise Heavenly Father with gratitude and joy. As we seek God and his mercy, we are reminded of the psalmist's earnest prayer. I know my transgressions, and my sin is always before me. Against you, you only, have I sinned, and done what is evil in your sight. So you are right in your verdict, and justified when you judge. Psalm 51. And then, trusting God, who is always present, full of grace and forgiveness, David knows that God can restore each of us to a new life as his child, no matter what our sin has been. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Psalm 51. This is true. Amen. Let us pray. Our Heavenly Father, by your Spirit, refresh all who hear your word of law and gospel. Cleanse us from our sins, and restore us to the joy of your blessed salvation. In the name of Jesus. Amen.